Kas sina tead, mis maailmas toimub? Meie teame. Ja anname sulle ka teada. Saade Ninatark teadlikele lastele. Tere lapsed! Algab taas saade Ninatark. Täna püüan sulle lahti seletada, miks mõned kombed on sellised, nagu nad on. Miks on nädalas 7 päeva? Juba üle 2000 aasta on nädal jaotunud 7 päevaks. Ja seda mitte ainult meil, ka enamikes teistes kultuurides ei ole ta olnud lühem ega pikem. Miks see nii on, ei olegi lõplikult aru saadud. Oletatakse aga, et nädalapäevade arv põhineb tuntud taevakehade arvul. Juba vanal ajal tunti 7 taevakeha ja need või siis nendele vastavad jumalad valvasid taevas päevade üle Päikese, Kuu, Marsi, Merkuuri, Jupiteri, Veenuse ja Saturni liikumist oli näha ka palja silmaga. Nädalapäevade nimetusedki tulenevad osalt taevakehade omadest. Näiteks Sonntag, mis tähendab saksa keeles pühapäeva, on tuletatud päikesest ehk saksakeelsest sõnast Sonne. Miks kasutatakse vandumisel tihti looma nimetusi? Nii-öelda kaunistades ennast või teisi mõne sõimusõnaga kasutame tihti mõnd looma nimetust. Näiteks ütleme oinas, ahv, siga, hani, kana, lammas või hoopis lehm. Ka kust on selline komme ja lausa loomade suhtes ebaõiglane traditsioon pärit? Loomanimelisi sõimusõnu tuntakse juba ammusest ajast. Sõimatavalt võetakse osake tema inimlikkusest ja talle omistatakse mõne looma välimus või käitumisviis. Et loomadel neid omadusi ei pruugigi olla, ei takista inimesi nende nimetusi vandumisel kasutamast. Haned ei ole tegelikult ju ennast täis ega upsakad või seadräppased ja ahvid üldsegi mitte rumalad. Need võrdlused on tekkinud ilmselt inimeste läheduse tõttu oma koduloomadega. Alates sellest ajast, kui inimene 4-jalgsete ja sulelistega koos on elanud, tunneb ta nende käitumist ning mõnikord on see talle koormav. Kui eesel kõrvale ei pööra, vaid kangekaelselt tee peal seisma jääb, või kui haned valjult kaagutavad nii, et inimene iseenda häältki ei kuule, võib juhtuda, et oma pahameelt valjult kuuldavale lastakse. Ilmselt seepärast kasutamegi vandumisel harva mõne võõramaise loomanimetust nagu kilpkonn, känguru või merelõvi. Miks ulatatakse tervitamisel parem käsi? Tervitamiseks on ju tegelikult mitu moodust. Võib viibata, kallistada, suudelda, õlale patsutada, öelda tere või anda tervituseks parem käsi. See viimane võimalus ongi ametlik tervitusviis ja see on mõeldud eelkõige võõraste või auväärsete isikute jaoks. Aga miks me ikkagi ei siruta hoopis vasakut kätt? Komme pärineb ajast, kui inimesed kohtudes üksteist veel umbusaldasid ja seni, kui ei olnud kindel, kas teist saab usaldada, hoiti ta endast käesirutuse kaugusel ja nii saadi häda korral teda isegi kinni hoida. Parema käe sirutamine oli aga omamoodi rahu pakkumine, sest paremas käes hoiti tavaliselt relva. Kui tervitatav nägi, et pakutud käsi oli tühi, võis eeldada, et ka tervitaja on ohutu. Et poleks ikkagi võimalik kiiresti relva haarata, võetigi käest kindluse mõttes kinni. Ja sellega ongi tänane Ninatark lõppenud. Aitäh kuulamast! Uus saade on eetris juba homme. Ikka kell 10.30. Mina olen Grete, soovin sulle toredat nädala algust. Kas sina tead, mis maailmas toimub? Meie teame. Ja anname sulle ka teada. Saade Ninatark teadlikele lastele.